Viki make money moves Tere tulemast siis meie kanalile tagasi. Teie õhtune meelelahutus on saabunud ja mainin siin kohe ära, et saate ka osta endale seda fantastilist jooki. Selle link on samamoodi descriptionis olemas. And believe me, it tastes magnificent. aga nüüd, mis on tänane video? Wow! Kes on see mees? Kes on see fantastiline Mees! Osad võib-olla teavad, kes on doktor Vassiljev, osad tunnevad teda kui poliitikut, osad tunnevad teda kui ravitsejat. Ehk siis tänases videos heidame me pilgu peale, mida inimestel on küsida doktor Vassiljevilt. Kui mingi häda vaevab, kõne peale ja saate terveks. Esimene küsimus doktor Vassiljevile. Palun. Tere, Viktor! Tere! Kuule, mul on selline probleem, et ma kukkusin keskkoota, kukkusin kaevu. No tänapäeval truupi. Nii, ja seisad seal truubis praegu või? Härra helistab. Mure on suur, kukkus tänava truupi. Ja doktor Vassiljev proovib nüüd leida lahenduse sellele probleemile. Et kui juhtub siukene õnnetus, et kukute truupi, härra leiab abi. Nii, ja seisad seal truubis praegu või? Ronis välja juba. Härrasmees ronis sealt truubist välja juba, aga ta kukkus sinna truupi, kas siis eile või üleeile. Aga see kaev, no lihtsalt jätta meelde, kus ta on ja ära teine kord ümber selle kaevu käi. No, Kuule, aga edu sulle, Viktor! vot esimene küsimus siis. Kas härrasmees sai vastuse? Probleem, kukkus kaevu. Viktor ütleb, jäta meelde, kus kaev on. Problem solved on ju. Lähed arsti juurde, murdsid jala ära. Tervist, et vaata, et see koht, kus sa kukkusid või kuidas sa kukkusid ära, enam nii kukuvad. Ja nüüd Meil on telefonikõne, doktor Vassiljev kuulab teid, halloo. Ja ma kuulen küll, et te vajutate nuppe, eks ole. Aga võt see nupu vajutamise muusika on vähe informatiivne. Te juba muuseas valisite ära oma telefoninumbri. Jätke see nuppudega mängimine nüüd järgi. Number 2. Helistatakse ja mängitakse Vikile fantastilist muusikat. That's how kuradi Viki make money, no. Viki make money moves. I don't dance now, I make money moves. Oi jumal. Ja kellegilt härrasmehelt. Mul alkoholismiga probleeme oli midagi aastat, et mis võiks tegema. Veel kord, millega teil probleemid on? Alkoholismiga. Aneurüsmiga. Aneurüsm või? Mis ta ütles? Ma guugeldan korraks. Mis asi see on? Aneurüsm, seletus. Aneurüsm on veresoone, antud juhul ajuarteri seina nõrgenemisest, vererõhu survest tingitud arteri paikne kott ja slaiend. Aga härrasel ei ole see viga. Alkoholismiga. Härrasel on hoopis alkoholismiga viga. Et see on siukene, saab helistada, keskmine vanuse vaataja vist on päris vana, et see on siukene keskealiste inimeste hullamiskoht, et helistatakse, trollitakse, tehakse nalja on hea kodus itsitada. Ja järgmine küsimus on siis selline. Tere! Doktor, ma tahtsin teie käest küsida, Küsige. et ma peeretan 30–50 korda päevas, et kas see on normaalne? No kui tähendab seda gaasi sees tekib, siis tuleb ta välja lasta, oleks üsna ebanormaalne, kui ta kõik sisse jääks, aga selleks see gaas tekibki, et saaks rikastada nagu maakera atmosfääri. Kas ta nüüd normaalne on, see kõik sõltub sellest, kui palju ja mida te sööte. Mõne inimese puhul, kui on parasjagu kehakaalu ja sööb ka sellist toitu, mis gaasi rohkelt tekitab hästi palju hapukapsast ja herneid ja... Nüüd ma siis tean, et aitäh, et ma pean nüüd ära minema. Ma pean vettu minema. Ja, no mis seal ikka, käigi ära, ja. Ehk siis eelmisel inimesel tekkis probleem siis. Helistas härra Viktorile ja kaebas muret, et inimene vurtsutab, vurtsvasserit teeb 30–50 korda päevas. Ja Viktor ütles, et telefoni peal ei saa teda kahjuks aidata ja rääkis ära, et kui suurema kehakaaluga inimene siis ei tohi sükest gaasilist toitu süüa. Nagu te aru olete juba saanud, siis meie nagu proovime teid aidata ja igatipidi jõuks olla. Et näitame teile sükseid vägivaldseid klippe nagu eelmises videos, et te saaksite ise mõistaksite ja saaksite aru, et mis on valesti. Ja nüüd on siis, oleme jõudnud siiamaani, kus me proovime teil ka tervise poolt nõu anda. Ja kui Viktorilt vastust ei saa,
siis võib-olla tuleb endale siukene ilus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuleb endale siukene ilus 6-kohaline number mõelda välja ja saate meile helistada ja aitame teid laivis välja erinevate probleemidega. Aga järgmine küsimus kellegi proualt ja kuulame, mis proua probleem on. Küsimus on selline, kui on käed läbipaistvad ja klõbisevad niimoodi, et uksevõtmeid kätte ei saa. Käed on läbipaistvad. Nagu minul üks müsteerium on, et kuidas sa saad olla nagu nii tõsine ja kirjutada mingeid märkmeid ülesse nagu. Et sul tuleb küsimus, et tere, et mul on probleem, et kui mu käed on läbipaistvad ja need klõbisevad ja sa oled nagu jah. Ma ei saanud aru. Te mulle näitaksite oma käsi ja kui ma näeks, et nad on täiesti läbipaistvad, siis mõtleks, et need on klaasist käed ilmselt siis. No vaat klaasist käed, need ei kõlba mitte kuskil, need tuleb välja vahetada. Et vastus lihtne, kui teil on läbipaistvad käed, siis need ei kõlba mitte kuskile. Aga ikkagist see härrasmees on uskumatu lihtsalt. Ja järgmine kõne tuleb siis kellegilt vanemalt mehelt. Doktor Vassiljev kuulab teid. Tere. Tere. Mul oli varbas operatsioon. Varbas oli operatsioon? Just. Nii, ja mis selle varbaga siis juhtus? Ma komistasin. Nii, ja mis operatsioon varbaga tehti? Ma täpselt ei valeta, aga ta oli katki mitu päeva. Jaa, no parandati ära siis varbas? Ei, aga nüüd on jälle katki. Ma ei saanud aru, kas operatsiooniga siis varvas parandati ära või ei parandatud? Ei, ta tehti korda, aga... Ta tehti korda? No jumal tänatud. Jälle valus. Aga loomulikult on valus mingid aega pärast operatsiooni see varvas valus ongi, seda enam, et ta on ära löödud. See on nagu uskumatu, kuidas ta võtab nagu neid küsimusi nagu tõsiselt, et kui sul helistab sisse mingi tüüp ja mingi täiesti siukest mingit soga suust välja, sa oled nagu full tõsine ja sa pakudki talle lahendust, et nagu, et sa murdsid enda varbaluu ära või ja ta saadab sind rahumeeli lihtsalt arsti juurde nagu. Tere. Tere, tere. Ma ärkasin täna õhtul ülesse. No siis teil vedas sellepärast, et igaüks ei ärkanud ülesse. Nii? Eile õhtul ärkasin üles. No? Ja siis ma avastasin, et mul on kolmas jalg, mis on... Siis te avastasite, et mis on teil, ma ei saanud aru? Kolmas jalg. Ärkasite ülesse ja kolmas jalg. No ma räägin, et teil vedas lausa topelt, sest esiteks mitte igaüks ei järganud ülesse, mõni jäigi, eks ole, nii kooli ei järkanud ülesse. See on kabjaline, kurat, küll mind ajas närvise. Jaa, mis on närveerida. Igale asjale tuleb leida mingisugust funktsiooni, mingit tegevust. Ta on kabjaline, kurat, sajab mind närvi. See au ja kiitus küsijale, et ta mõtleb nii debiilse asja välja nagu, et üle kui õiges vend on. Hallo? Ma kuulen teid. Rääkige. Räägin. Nii. Helistab liinile, vaatab telekat, jumala süvenend, helistab, aga see mingi delay on nagu sees. Helistab, ootab. Viktor räägib uut asju, juba hakkab jälle kuulama. Noh, räägi mulle. Persse kah. Ja paneb kõne kinni. Hallo. Ma kuulen teid, rääkige palun. Doktor Vassiljev kuuleb teid. Hallo. Rääkige palun telefonis ja kuulake mind telefonist. Siin on täpselt sama situatsioon. Jälle ei muutu mitte midagi. Helistatakse ja mitte midagi ei räägita, lihtsalt lastakse telefoni heli. Ehk siis doktorilt väike loits, mis käib siis televiisoris helistamise kohta ja ka raadios helistamise kohta. Kui te meile siia helistage, siis rääkige telefonitoru sisse ja kuulake telefoni seest ja ärge rääkige vastu oma kodus televiisorit, sest sealt ma teid ei kuule. Hallo. Ma tean küll, et te olete seal toru otsas, aga praegu ma telefonist kuulen ainult teie kodus televiisorit. Ja jälle. Ja mitu korda jutti. 3 esimest vasikad läksid aia taha, nagu Martin Repinski kitsed. Hallo. Ja ma kuulan teid. Hallo. Rääkige palun. Hallo. Palun rääkige. Kuulete või? No, hallo. Mina ei kuule teid. Mida? No räägime ka midagi mõistlikku või? Ja nagu näha on, et tal endal ka vaikselt juba ära triggerib, et mis toimub, miks inimesed mulle ei helistanud normaalselt. Hallo, ma kuulan teid. Nii, no see on selline sügisene köha, ikka juhtub, sest ilm on siuke, ei ole õige talv ega õige sügis. Ja
tüüp on nii vana vett, et kui sa helistad ja korraks köhid, ta juba teab. See on sügisene köha, see ei ole hullu mitte midagi ja natukene köharohtu võib-olla, natukene kuuma teediga õhtu. Ja jälle fixed, jälle korras on. Ja no eks tuleb jalad soojas hoida ja kuivad ja... Ajab naerma Viki, mul oli koinad koos seal kõik. Hallo, tere! Kas vene keeles oskate natukene? Aga kas te eesti keelt oskate natukene? Oskad natukene, но minul on üks väike küsimus. Может быть, вы меня разрешите сказать. Дело в том, что... Поскольку в Эстонию приехало много беженцев, умеете ли вы лечить африканские болезни? Это первый вопрос. See on see tavaline see venelane, kes tuleb küsima midagi sealt kuskil. Räägib suga vene keeles kõigepealt, sa ütled, ei, ma ei saa mitte midagi aru. Okei, ma räägin eesti keelt. Et kus koos on kõrval see autorefi koht, kus on saab veelged külge panna ja läheb edasi sulle vene keelde. Siin on täpselt samamoodi lihtsalt. И второй вопрос депутату Riigikogu доктору Васильеву. Mul on siuke väike küsimus ja lihtsalt tuleb. Tere! Ja, no tere! Mis teha, kui on pota? Kui on pota, no kus teist nüüd ära kaote? Helistatakse pota, kõne kinni kiirelt. Ja vaatab läbi teleka vastust, ehk siis tegu on minu arust on targa inimesega. Tahab putale vastus saada, tõmbab kõntsi peale, mis siis on, kui pota, peab kõne kinni, kuulab telekast vastust. Kõik sõltub sellest, kas pota on toas või ta on väljas ja teeb pota akna taga. Vot, siukene märk on siis meil YouTube'is. On tekkinud siuksed huvitavad videod. Igatahes lõpetame siitkohalt selle video ära. Kui tahate, saate osta endale G-Fueli, meie kood on link in bio ja peatse nägemiseni, kuigi tahaks suruda tegelikult. Kuidas? Mis ütlesid? Ei midagi. Helista mulle mobiilile, kuulen su hääl siis kõik jale. Helista mulle mobiilile.